Tere kõigile, TV3 uudised teiega koos. Praegu me oleme Eestis, Tartus ja see on Eesti Rahva Muuseum, kus toimub Estonian Fashion Festival. Nagu alati me räägime külalistega, disaineritega ja naudime moitsaid hetki. Alustame kohe praegu. Täna on eriline sündmus, sellepärast et täna me toome vaatajateni Eesti traditsioonilise moe, traditsioonilise käsitöö, aga väga modernses võtmes. Ettevalmistused algasid juba eelmine aasta sügisel, septembrist. Ja siis me alustasime disainerite otsimisega, nad saavad meile kandideerida ja kogu see protsess on juba päris pikalt aega võtnud. Aga milline on nagu message Estonian Fashion Festival, nagu sõnum? Ja meie festivali sõnum on see, et Eesti mood on jätkusuutlik ja me tahame näidata inimestele, tarbijatele, et seda on võimalik teha jätkusuutlikult ja vastutustundlikult ja see on kantav. Sa oled žürii liikmedel ja kuidas sa teed oma valik? Mis on nagu kõige tähtsamad osad, kui näiteks uued disainerid näitavad oma kollektsiooni? No mina isiklikult olen siis jätkusuutlikkuse preemia üks nendest žüriid liikmetest. Et siis me vaatamegi, et milliseid materjale on kasutatud, kuidas nad oma jääke käitlevad ja üldse erinevaid jätkusuutlikkuse aspekte, et siis kuidas on nemad täitnud oma kollektsiooni tehes või üldse oma brändi luues. Mulle väga meeldis teie kollektsioon. Milline on üldse Eesti mood? No Eesti mood, kui rääkida nüüd etnomoest, siis tegelikult nii nagu minul oli kollektsiooni pealkiri oma näoga mood, siis täpselt ta selline ongi, et need valikuvõimalused on nii suured, et siin ei ole võimalik öelda, et on selline või teistsugune, vaid iga inimene peab leidma selle, mis talle meeldib. Tänapäeval ei eksisteeri enam selliseid dikteerivaid ütlemisi, mis on moes. Kui me räägime nagu teie kollektsioonist, kust kohas tuli inspiratsioon ja palju aega läks ettevalmistuseks? No tegelikult ikka võtab aega, aga inspiratsioon minul tuleb ajaloolistest mustritest ja ma tegelen sellega, et ma kogun neid mustreid ja siis digitaliseerin. Et enamus on nad nagu puidust pakkude peal, mida trükiti mingi 100 kuni 300 aastat tagasi, eks ole. Ja mina tegelen siis nende taastamisega ja pluss see, et siis nendest motiividest ma valin välja veel omakorda mingeid väikseid motiivikesi ja teen nagu uued mustrid sellest. Et see on nagu mingi tohutu võimaluste maa, see mustrite maailm. Ja siis nendest kangastest, mis on digitrükimeetodil trükitud, et nendest siis valmivad need esemed. Ma arvan, et põhiline sõnum on edastada oma lugu, et mis sul südamel on. Et näiteks minu kollektsioon Benita Auguste on austusavaldus minu esiemale Benitale. Et naisele, kes siis jõudis vaid abielluda, ilmale tuua oma ainsa lapse ehk minu vanavanaisa. Ja peale seda siis mõned nädalad surras siis 20-aastasena vaid, et see on selline austusavaldus ja sa tead, kus su juured tulevad, et see on nagu oluline. Palju aega täna läks ettevalmistuseks? Ja täna tüdrukud jõudis juba kohale kell 8 ja terve päev nendel on soengud, meegid, proovid. Teie soovid kogu Eestile? Tulge ja vaadake ja nautige nii ilusad tüdrukud, disainerid ja kõik annavad endast kõige parema. Ja olge meiega koos TV3-s.